Mul on hästi suur märkmik, mida on keeruline käes hoida, aga ma loen enda sissejuhatuse siit maha. Ma püüan seda teha võimalikult interaktiivselt ja mitte oma publikult ära unustada. Mõneti oleks mul vaja neid lampi otsa ette. Ma kõike ei näe. Kui ma ei näe, siis ma liigun rohkem valguse kätte. Aga ma siis alustan. Tere tulemast välkloengule. Minu nimi on Gregor. Mul on au modereerida nii väärikat üritust, nii eksklusiivses ja olulises asupaigas, üheskoos nii toredate kõnelejatega. Samamoodi on mul ka au kõikide nende piduliste eest, kes siin ruumis on kunagi varem pidutsenud aastasadade eest. Kui minu poole pöörduti küsimusega, kas oleksin huvitatud järgmise välkloengu kureerimisest, vastasin otsekohe jaatavalt ning pakkusin teemaks vanalinna. Eeliseid oli nii subjektiivseid kui objektiivseid. Üks lihtne isiklik põhjus oli see, et olin just eelnevalt lõpetanud ajakirjale Maja artikli giiditööst ja sellest, kuidas tajub arhitektuuri turist. Püüdsin seal sõnastada tähelepanekuid, mida olen Tallinna vanalinnas 13 aasta jooksul giidina töötades teinud. Teiseks olin ma juba varem tähele pannud, et seni pole ükski arhitektuuri välkloeng otseselt vanalinnaga tegelenud. Mulle tundus, et vanalinn on nagu siinse ruumipraktika alateadvus, hea ruumi kroonimata etalon, mis kõiki mõjutab, aga millest piisavalt ei räägita. Üks võimalus, kuidas seda teha, kuidas seda rääkimist esile kutsuda, on analüüsida küsimust turisminduse valguses. Mida me siis näeme, kui me vaatame vanalinnale läbi masside? Olukord on trööstitu, iseäranis maist augustini, kui Tallinnat külastab lõviosa kruiisituristidest. Kuna inimese mõtlemises domineerivad visuaalid, siis turismi tipphooaeg Tallinnas oma üleküllastunud inimhulkadega kohutab meie taju, mõjudes ängistava maastikuna. Kuid vanalinna õnnetu olukord paljastub tegelikult hoopis paremini hilissügisel või varakevadel, kui seal kedagi ei ole. Kohalikud on linna maha jätnud, sest neil pole seal enam kodu või nad ei tunne seal enam ennast koduselt. Kui ma nullindate alguses keskkoolis käisin, möödus pea kogu minu elu ja mu sõprade elu vanalinnas. Raekojas oli minu esimene ametlik töökoht valvurina. Von Krahlis käisime pea igal nädalavahetusel. Lisaks teatrid, kohvikud, klubid, sihita uitamised, esimesed kohtingud. Julgen öelda, et vanalinnas kasvasin ma inimeseks ja omandasin väärtused. Mind huvitab, kas see on ka praegu nii, kas ka praegused gümnasistid elavad vanalinnas. Juhul, kui neid siin enam ei ole, kas on siis põhjuseks massid, uued paremad kohad Põhja-Tallinnas ja mujal või hoopis vanalinna elanikud, kes nad siit välja puksinud on? 2 aastat tagasi kolisime perega Lissaboni. Esmalt üürisime endale kuuks ajaks Airbnb korteri Alfamas. See on linna vanimas osas, mille kogukond on turismitööstuse surve all kannatanud iseäranis valusalt. Teate küll seda tunnet, mis meid turistina valdab. Olles ise teadlik turismi varju poolest, ei saa me sinna midagi parata, et me turistid oleme. Ainus võimalus on koju jääda või siis reisida kuhugi, kuhu keegi teine ei reisi. Ent kui me olime end Alfamas sisse seadnud, sõbrunenud esimeste naabrite ja poodnikega, mingil pinnapealsel moel kogukonnas aktsepteerituks saanud, hakkasin ma tajuma, et kõige demoraliseerivamalt mõjuvad kogukonnale kohvrite kõrisedes lähenevad Airbnb turistid. Neid vastuvõtvad tühjad korterid ongi kurja juur. Piltlikult öeldes ei mõju 1000 kruiisituristi
kes hommikul laevast välja valguvad ja õhtul sinna tagasi lähevad linnale nii hukatuslikult kui üks Airbnb külaliskorter. Päris elust saab fassaad. Loomulikult ma utreerin, sest välkloengu formaat eeldab seda teatavat provokatsiooni. Igal juhul tahtsin ma eelneva näitel arutleda või kutsuda arutlema selle üle, kas see pole mitte meie õnn, et suurem osa Tallinnat külastavatest turistidest on ühepäevaturistid. Muul ajal elab siin hädavajalik kriitiline mass kodukohast ja naabritest hoolivaid inimesi, kelle raudne kannatus hoiab ära apokalüptilise stsenaariumi, mille Jüri Üdi on ühes oma luuletuses Ununenud linn visandanud järgmiselt. Need on sajandi vägevad märgid, malmist laternapostid ja majad, mille aknast ei vaadata enam, mille kodades hääbunud kajad. Teisalt ei tahaks ma kõlada masendavalt ega õhutada maailma lõpu hirme. Tartu Ülikoolis oli mul õnn osaleda loengukursusel, mida juhatav professor mainis, et ta üldiselt ei loe tekste, mis on nooremad kui 200 aastat, sest need polevat veel ajaproovile vastu pidanud. Kunstiteadlase ja vanalinna giidina olen ma püüdnud säilitada sarnast distantsi oma objektist, kinnitades endale, et viimase 30 aasta kemplemised on 900-aastase linna puhul tühi asi. Niimoodi mõeldes võib massiturismis leida ka nii mõndagi positiivset. Näiteks mõnikord, kui turistid küsivad minult päeval, kui Tallinn on iseäranis täis pakitud, et Gregor, et see on natuke liiga palju inimesi on siin, mis on väga pehmelt öeldud, siis ma alati vastan lõbusalt, aga samas teatava huumori meelega ja siiralt, et aga selline ju peakski vanalinn olema. Selline ta oli oma hiilgeaegadel 15. sajandil. Nii et need tänavad on väga õnnelikud teie üle ja teid peaks siin veel rohkem olema. Nii see peabki olema. Kui aga viimaste aastate vanalinna elust otsida pikemaajaliste negatiivsete tagajärgedega muutuses, siis selleks on, nagu Tiina Mägi on korduvalt öelnud, erastamine ja vanalinna sattumine hoolimatute või lihtsalt südametete inimeste valdusesse. Mulle meeldib mõelda, et kui nende südametute linnakodanike mass muutub ühel hetkel nii laialdaseks, et kõik normaalsed inimesed kolivad vanalinnast ära ja alles jäävad ainult tõusikud ja surnud hingedega täidetud külaliskorterid, siis ühel hetkel muutub elukvaliteet siin nii viletsaks, kollid lahkuvad ning kinnisvara ja üürihinnad langevad kolinal ja vanalinn kalamajastatakse või uue maailmastatakse mõnusaks elukeskkonnaks. Sest et ainult kohalikud elanikud üheskoos vanalinna traditsiooniliste institutsioonidega, nagu seda on kirikud, koolid, valitsusasutused, muuseumid, teatrid, kohvikud ja restoranid, saavad vanalinna tema madalseisust välja tuua. Ja ometigi, kui ma seni olen masside all silmas pidanud turiste, kinnisvarahaide, rahahunnikuid ja poliitilist rumalust, siis vanalinna puhul lööb massiga eelkõige tema ajalugu. Seda on lõputult palju ja see esineb kontsentreeritud kujul. See on nii tihke mass, et vanalinnast on juba ammu saanud printsiip, võimu ja vaimu, traditsiooni ja uuenduse, õndsa ja pahelise, avatuse ja suletuse kontsentreeritud ruum. Ent seda mitte ainult Tallinnas, vaid ka teistes vanades linnades, kus keskaegsetest kihistustest pole tingimata palju järel. Olgu siis Narva, Paide, Tartu või Viljandi, vanalinn on neis jätkuvalt identiteeti kujundav kronotoop.
Vanalinnal on paratamatult kõige kõrgem ja loomulikum loovjõud, mis kutsub ennast tähistama nii kirjanduses, filmis, muusikas kui teistes sfäärides. Isegi vanalinnale vastandumine või temast vaikimine on sümboolne. Kui võrrelda Tallinnat näiteks Leedu pealinna Vilniusega, mida on kutsutud Põhja-Euroopa Jeruusalemmaks ja mille enesekuvandi juures mängib sakraalsus suurt rolli, tajume selgelt, kui asjalik Tallinn on. Isegi siis, kui uhkustame, et Oleviste kirik oli kunagi maailma kõrgeim torn, siis lisame sinna juurde, et ikka selleks, et meresõitjad selle paremini üles leiaksid, mitte selleks, et Jumal sinna ära mahuks. Ma usun, et Tallinna kosmopoliitsus ja nostalgiavaenulikkus on seotud sellega, et linna asutasid sisse rännanud sakslased ja taanlased, mitte autoktoonsed eestlased. Vanalinnal on pikad kogemused kultuuride vahendamisel ja integratsiooni eesliinil. Pole kahtlustki, et vanalinn võiks olla see asum, mis seisab välja sõjapõgenike väärkohtlemise vastu ja otsiks võimalusi nende perekondade vastuvõtmiseks enesekaitsva müüri vahel. Ja nüüd veel paar viimast mõtet. Mulle tundub, et vanalinn kui Tallinna teksti dominant on hirmus praktiline ja vastandub kõikvõimalikele mütoloogiatele, sest temas kui uljas sadamalinnas on ehedal kujul elu ennast niivõrd palju. Vanalinn on juhuse usku, anekdootlik, soodustades isikupäraseid ja groteskseid vahejuhtumeid. Vanalinn toetab atsakat ajalookirjutust ja puhtal kujul kirjandust, mitte aga mütopoeetilist peenutsemist või fantaseerimist tema vaimu üle. Vanalinn kas on või teda ei ole. Ma loen ühe pisikese lõigu vene kirjanikult Vassili Aksjonovilt tema romaanist Tähepilet, mille tegevus toimub 50. aastate lõppu Tallinnas, kus Moskva noored on tulnud siia elu nautima ja suureks saama. Miks mulle see lõik meeldib, on see, et ehkki Nõukogude Venemaal unistati vanalinna üle, siis siin selles lõigus avaldub ikka, kui praktiline ka see vanalinn on. Vana-Tallinn ei ole midagi muud kui suits, katusekivid, kivimürakad, lihaköörid, paekallas relvad ja keraamika. Kõnnid Viru tänaval mööda 2 valvetornist, mööda restoranidest, kohvikutest ja kauplustest, üle Raekoja platsi Pikale tänavale või läbi Suure rannavärava mööda Paksu Margareeta nimelisest hirmuäratavast tornist samale Pikale tänavale. See on vanalinnas nagu lõhang, kus mitte ükski maja ei ole noorem kui 400 aastat. Kullatud rõngas saiad ripuvad kõnnitee kohal, sillutuskividel istuvad tuvid, toimetuste ja projekteerimisbüroode sildid, kuhu on jäänud pürjelid, majaperemehed, pagarid ja plekksepad, kuhu vennaksed mustpead, strasnikud ja raudrüüdes välismaa külalised. Nad on maetud paekalda alla ja osa neist on muuseumis. Kas tahate minna muuseumi? Põrgusse muuseum, lähme Toompeale. Tsitaadi lõpp. Ja kõige lõpetuseks ma arvan, et kõik, või väga palju, mida see ühiskond saavutanud on, tänu oma ettevõtlikkusele, uljusele ja taibukusele on tänu selle linna, tänu selle riigi pealinna südamele, mis toetab sellist käitumist. Ja kõik, mida me ei ole saavutanud, näiteks võrratu kujundiloome on ka just selle tõttu, et selles vanalinnas ei ole seda. Jah, aitäh!